No tšau, väike disclaimer siia video alguses, et tehnika ei ole alati mu parim sõber, seega videos on heli kohati päris kehv, panin kõige hullematesse kohtadesse supakad, loodetavasti on piisavalt arusaadav. Head vaatamist! No tšau, ma tulin Kurtnasse väiksele lõunapausi ringile, aga et elu huvitavaks teha, siis ma mängin täna täiesti põraste ketastega, seekord kõik Euroopa Discgolfi-festivali kettad. Meil on täna kaasas Honor, meil on MVP Titur ja Entropi, meil on Innova Racer ja Toro, Innova Wraith ja Destroyer ja Prodigy Archive ja FX3. Ma mängin tavaliselt tagant ja üle minemaga, aga kuna ei ole. Väga halvasti. Ja peale Prodigy FX3. Mando messi polnud need ju hästi. Kolmas rada. Kunagi ei oska see midagi visata. Proovime Detouri väga teha. Proovime Archive'iga järgi. Kolme rõega +1, sest tukkida ei oska. Proovime siin rajal erinevaid kettaid. Proovime näiteks veiti jälle. Klooriga viskan. Proovime vanadit ka. Wait. Destroyer. Toro esimesena visata, aga ja päästa andis Pabli. Proovin siin jälle Wraithi.
seda ei juhtunud. Proovime siis Destroyerit. Nii napid tuli väga sisse. Aga kui seda viskame, siis proovime seda. Parim siiamaani. Tegin siit just visked Honori ja Detouriga. Mõtlesin filmima panna. Et pärast paneme siit ühe archive'iga. Kuna see Detour läks mulle ilmselt väga tulesid tooma. Aga ma lahendasin vahepeal oma heliprobleemid, nii et vaatame kõik ketted üle, räägime kiirelt, mis meeldis, mis ei meeldinud. Kuna ma mängisin ainult 10 rada, kõik ketted väga palju eetriaega ei saanud, siis kõikide kohta mingisuguseid kindlaid arvamusi ei olnud, aga mõndade kohta ikkagi. Honor on mul kunagi kotis olnud, aga kui sul on vaja niisugust korralikku kanget fairway'd, siis kindlasti soovitan Honorit proovida. Detour läheb mulle kindlalt kotti, täpselt siuke mõnus, õrnalt üle minev ketas, millega saab hästi heiser flippe teha, sobib mulle kotti mu väga lahja Fuse'i ja Claymore'i vahele väga hästi. Siis on meil Wraith ja Destroyer. Minu lemmikud stambid ja üldse välimused neil tõenäoliselt. See Halo on minu arust mega ilus. Kottned mul ei lähe, sest et Wraith on põhimõtteliselt nagu Grace ja ma olen pigem Grace'i usku hetkel vähemalt. Destroyer lihtsalt, ma ei tea, ei ole minu ketas.
aga ilusad on. Siis meil on Prodigylt Arhiiv ja FX3. FX3 oli siuke hea, stabiilne, hoidis ilusti nurka, mida talle anda. Samas kotti ei leia talle kohta hetkel vähemalt, aga kui kunagi läheb kotti uuenduseks, siis kindlasti tahaks seda veel visata. Arhiivi kohta ei oska praegu mingit erilist arvamust välja kujundada. Käes on mugav, aga sain liiga vähe visata, et mingit arvamust praegu jagada. Racer. Panen kindlalt kotti, tundub väga huvitav. Ütleme, 12 kiiruse kohta on tal mõnusalt väike äär, et mahub isegi mõnda väiksemasse kätte. Sest tavaliselt mul on nende kiirete ketastega see probleem, et ei ole väga mugavad käes. Tundub ülihea distantsikas. Kindlasti panen kotti ja katsetan seda veel. Korra panen endale ka kotti. Kuna Zone on minu arust kõige ebamugavam ketas, mis üldse maailmas olemas on, siis kuna seda võrreldakse Zone'iga ja oli ka siuke tundus mõnus kange, aga käes palju mugavam, siis läheb kotti. Vaatame, kas jääb kotti. Ja Entropy on ka üks neist, mis sai liiga vähe lennuaega, et ma oskaks selle kohta mingisugust arvamust avaldada, aga sellel on minust eriti lahe stamp ka. Mõlema lemmikpiil tegelikult on siuke glitter, glimmer, siin on mingisugune ombre. Ma ilmselt ei ole kõige objektiivsem inimene arvamust avaldama selle koha pealt, aga minu arust kogu see bändi kogumine ja need erinevad stampid ja erinevad moldid ja erinevad tootjad on väga lahedad. Mul on olemas kogu komplekt ja minu arust on väga lahe kontseptsioon. Kollektoritele võiks see kindlasti meeldida. Kui kogu bändi ei taha, siis väli oma lemmikud. Minu kindlad lemmikud on siis MFP ja Innovad. Nii läikivad ja värvilised ilusad. Ja lõppu veel selline info, et selle nädala lõpuni ehk 29. septembrini on discgolf.ee e-poes ja Kassi 12 esinduspoes kõik Euroopa Discgolfi festivali kettad -25%. Kasuta koodi EF25.